Mina valisin Tartu Tervishoiu kõrgkooli ja miks sina peaksid ka seda tegema? Mulle meeldib tervishoid ja meditsiin ja mul oli valida 3 variandi vahel. Tartu Ülikool arstiõpe, Tartu Tervishoiu kõrgkool õendus ja Tallinna Tervishoiu kõrgkool õendus. Järgnevalt selgitan, miks ma just tegin sellise valiku ja mida ma kaalusin. Esimese asjana vaatan, mis on tasuta ja mis on tasuline. Kuna olin just õppinud integreeritud õppega ehitusinseneeriat, siis Tartu Ülikooli arstiteaduskonna integreeritud õpe jäi minu jaoks tasuliseks. Sama oht kummitas mind ka õendust õppima minnes, seetõttu võtsin lahti vastuvõtutingimused ja peatüki õppimise hüvitamise punktide kohta. Õnneks oli seal kirjas, et õenduse õppimine on tasuta, sest see on riigile väga vajalik eriala. Edasi aga jäi sõelale mulle 2 kooli, Tartu Tervishoiu kõrgkool ja Tallinna Tervishoiu kõrgkool. Tallinnas on kergem, öeldakse igal pool, aga mina tahtsin kodulähedust. Vaatame, kumb jäi peale. Selleks, et oma otsusest 110% kindel olla, võtsin ma ette paberi ja pliiatsi, kirjutasin plussid ja miinused ning tegin eelarveplaanid. Nii, vaatame nüüd üle Tallinna ja Tartu eelarved. Ma juba kirjutasin siia ära, guugeldasin, otsisin, palju miski maksab. Kõigepealt Tallinnas. Selleks, et oma kodulinnast Tartust Tallinnasse sõita, on üks ots umbes 15 eurot. 2 otsa 30 eurot, siis korda 4 korda 6, 120 eurot kuus. Tartu bussikaarti läheb mul vaja, kuupilet on alla 20 euro, ümardame siin ära, siin on hea arvutada siis. Tallinnas kuupilet on 15 eurot umbes, kui on natuke vähem jälle, tasandame ära, hea arvutada. Ööbimiskohta läheb mul Tallinnas vaja. Tagatisraha ühikas on 130 eurot, see on ühekordne makse, kuutasu aga on 130 eurot kuus. Pesu saab ka pesta Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis, üks kord on 2 eurot, ütleme must ja hele pesu eraldi, 4 korda 6, 16 eurot kuus. Ja söök umbes 200 eurot kuus on sealne külmiku täis toitu mul ka. Ühekordselt läheb mul 630 eurot umbes. See on ühekordne summa. Siit läheb maha see samane tagatisraha, mida iga kuu ei pea maksma. Nüüd Tartu läheb transpordi peale mul 20 eurot kuus umbes, aga seda kuupiletit pean ma nagunii ostma, kuna elan Tartus. Ööbimiskoht on mul kohe endal võtta, pesupesemist lisaks ei tuleks. Ja kui ma tahaksin 3 päeva nädalas kohvikus käia, siis see läheks mul umbes 72 eurot kuus. Ehk siis umbes Tartu eelarve oleks alla 100 euro kuus. Võtame plussid ja miinused. Tallinna jaoks mul oleks kindlasti vaja broneerida aega transpordi peale päris palju. 2,5 tundi Tartust Tallinnasse, tagasi samamoodi. Linnasiseseks liiklemiseks 1 tund, pluss tagasi samamoodi. Ehk siis 7 tundi nädalas puhtalt selleks, et käia kodus ja tagasi kooli tulla. Nii, võtan ööbimiskoha. Kahjuks mul Tallinnas iga kord ei oleks võimalik ööbida õe juures. Peaksin võtma ühikakoha, oleks mugavam ka ja lähemal koolile ka. Eelarve. Tallinna-Tartu piletid läheksid kõik eelarvesse sisse. Selleks siis Tallinn-Tartu bussipiletid, need 2,5 tundi suured 15 eurot piletid. Siis oleks vaja Tallinnas kuukaarti ja siis oleks Tartus kuukaarti vaja. Kuna mul on ka laps, siis ma ei näeks teda iga päev, mis tähendaks seda, et ma peaksin laskma näiteks vanaemal teda hoida vahepeal. Söök. Söögi peaksin ma kas kaasa võtma või kohvikus sööma. Ja kõige ebameeldivam on, et ma pean asju tassima. 3 päeva asjad kaasa ja jälle tagasi koju. Tartus seevastu on mul nagunii transpordiks bussi aastapilet ostetud. Kooli ja tagasi on alla 2 tunni. Ööbiksin kodus. Eelarvesse läheksid nagunii Tartu bussipiletid. Olen lapsele lähedal. Söögi saan kodust kaasa võtta või siis samamoodi kohvikus süüa. Ja kaasa pean võtma vaid päevaks vajalikud asjad. Kokkuvõtteks saan ütelda, et Tartu on palju soodsam, kuna see on minu kodulinn. Ja ma ei peaks laskma ennast häirida kõlakatest, mis linna peal käivad, et Tartus on raskem õppida. No vaatame, kuidas siis läheb.